Ja üks variant on tegelikult üldse tähenduse ära võtta. Jah, nii on kõige parem. Täpselt, et sa oled avatud, sest mitte miski ei kordu elus, on ju, kõik on uus alati. Aga aju on ennustusmasin, mis tahab energiat säästa ja siis luua lugusid, et näed, ära mõtle, niikuinii läheb nii. Ja siis me võtame nii palju võimalusi ära, kuidas maailma uuesti näha. Tere, hea EKOS TV kuulaja ja vaataja. Tere tulemast kuulama meie tänast saadet. Meie seekordseks teemaks on teema, millele justkui igapäevaselt ei mõtle. Selleks on aju tervis. Kuidas oma aju toetada ja hoida? Sellest me hakkamegi täna rääkima. Mina olen Kadri Pekko ja minu tänane saatekülaline on ajutreener Eveli Raudmets. Tere! Tere, Kadri! Aitäh, et sa oled täna meiega siin jagamas oma teadmisi ja taipamisi. Aitäh kutsumast! Kuidas sa, Eveli, jõudsid selle teemani? Eks ikka isikliku, vajaduse järgi siis, et me ei tihti ei mõtle aju peale. Ta on meil peas, aga me ei näe teda, siis me ei mõtle tema peale. Ja võib-olla esimene kord, kui ma hakkasin aju peale mõtlema, oli siis, kui ma nägin vanaemat, skisofreenia all kannatamas, siis ema tervis ja vaimne tervis, kui selline ikka on teemaks. Ja siis lõpuks, kui mu tütre tervis, ütleme siis vaimne, tundus ka, et füsioloogiline, esitas päris korralikke väljakutseid ja mulle tundus, et ma ei saanud päris seda abi, mis ma soovisin, sest ma ei tahtnud tegeleda sümptomitega, et ma tahan mõista jõuda juurtasandini. Ja ma tundsin ennast abituna, kuni ma siis kõik taandub otsusele, üks hetk tegin otsuse, et ei, ma lähen siis ise otsin need vastused. Ja nii ma siis hakkasin vaatama, kus ma saan need vastused, mis see aju siis on. Ja niimoodi oma teekonda alustasin, et tütart aidata. Ja muidugi siis seeläbi ka iseennast ja asusin õppima siis psühhiaatri, neuroteadlaste ja neuropsühholoogi all. Et tervikuna just seda kõike siis läheneda ja lahendada. Eveli, mis on selline kõige huvitavam fakt, mida sa oled siiani oma õpingute ja praktikaga aju kohta teada saanud? Pean nüüd ühe valima. Ma ei tea, kas ma suudan ühte valida, aga olgu, võtame niimoodi, et see, kui palju aju on tegelikult taastatav. See, kui kunagi ka kooli ajal räägite, et sa sööd mu närvid ära ja siis need on ära söödud. Ehk et see neurogenees ja neuroplastilisus, et me saame aju taastada. See on minu jaoks üllatus, just kui ma seda piltidel nägin ka, kuidas seda on võimalik teha. Et see oli vau. Aga sukeldume siis selle aju teemasse sisse, et Eveli, miks on oluline üldse aju tervisele tähelepanu pöörata? Ütleme niimoodi, et ma ei saa öelda, et me ei olemegi meie aju, sest et on ka enamat, on ju keegi, kes jälgib meie mõtteid ja miskit on, ma usun, ka enamat, aga aju on see superarvutis ja juhtmehhanism meie sees, mis määrab ju ära selle, mida me mõtleme, kuidas me liigume, kas me hingame. Ta juhib kõike tihti alateadlikult või isegi ei mõtle selle peale ja ka teadlikult. Ja sellepärast on väga oluline, et muidu tihtipeale me laseme justkui autopiloodi peal. Aga seda, kui palju me saame ise olla loojad oma elus ja juhid oma elus. Kui me saame aru, et me saame ka oma aju juhtida, siis me juba juhime päris paljut. Ja sellepärast. Aga milline see aju areng üldse on, et mis aastaks või mis ajaks ja mis hetkel hakkab see loomulik, mälukaotus, ma ei tea, kas nii saab öelda? Ma hakkan siis täitsa algusest, on väga hea küsimus. Et sellised pidepunktid, mis on hea teada siis erinevas eluetappides, näiteks laste puhul on ju, lapsed sünnivad, siis neil näiteks otsmikus, aga mis on tegevjuht, mis analüüsib, mõtleb põhjus tagajärg, seda algul justkui, teda ei ole, ta hakkab alles arenema, ehk lapsed ei suudagi, me ei saa panna näiteks lastele ootuseid, et nad suudaks mõista ja järeldusi teha. Ja see siis areneb, on ju meil elu jooksul. Naistel 25. eluaastaks ja meestel 28. On selline keskmine. See number on täitsa üllatav tegelikult, et võiks arvata, et see on kuidagi... Siis tuleb see 18 aastane ja ütleb, et ma olen nüüd täiskasvanu. Aga ei, päris veel ei ole. Aga siis ongi, paned tähele 25, hakkad juba mõtlema, et mis ma nüüd tegin, et see küll hakkad nende tagajärgede peale rohkem mõtlema, aga ennem väga ei mõtle. Ja siis et ajul on reserv. Ütleme, see on hallainest koosnev, see on niisugune nagu tagavara siis. Nagu talve pealt moosid purki on ju tagavaraks. Ajul on ka see hallaine reserv ja see reserv hakkab siis, ehk et
meeldib niisugust näidet tuua, on 2 inimest sõidavad autos ja keegi sõidab tagant sisse autole. Ja noh, käib niisugune löök, on ju. Üks inimene kõnnib minema, midagi ei ole ja teine inimene siis ei ole tema ise enam. Ja millest see tingitud on tihtilugu see ajureservi varust, mis siis tõttab justkui appi, et taastada, hoida, et me saame iseendina püsida. Ja see hakkab oluliselt langema umbes 60. eluaastast inimestel. Päris korralikult. Ja siis, siis hakkavadki erinevad probleemid tugevamalt esile tulema. Mis on siis aja jooksul kogunenud ja nii edasi, mälu ja kõik on siis sellest mõjutatud. Aga mis on sellised üldised aju kahjustavad tegevused, mis ei toeta ajutegevust? Palju sul aega on? Tunnike. Neid ikka on. Kõik mürgid, ütleme niimoodi alates alkoholist, mis reaalselt siis hävitab ajurakke. Ja tal on oma, ega inimorganism on nutikas, ta mingit eesmärki täidab, ta justkui lülitab mingit, ütleme selle mõtetesse kinni jääva ajus maha ja siis me saamegi justkui kergendust, aga tegelikult me hävitame aju siis aja jooksul. Suitsetamine, erinevad, ütleme siis, kui on vammajas või need seened, hallitused on ju kahjustavad aju, siis ülekaal. Ülekaal ongi selline, nagu nimetatakse dinosauruse ajuks, see ei ole võib-olla ilus väljend, aga mida suurem on kehakaal ja ülekaalus, siis jällegi aju maht väheneb. Ehk aju muutub väiksemaks, mida rohkem inimene ülekaalus. Miks see nii on siis? Seal on veresuhkru kõikumised tulevad mängu, siis me järgmisel nimetagi veresuhkur, et kui veresuhkur kõigub, siis ta tegelikult erodeerib veresoonte seinu, mis ka siis ajus tegelikult tekitab kahjustusi näiteks. Ja see on, kõik on vastastikuses seoses. Lisaks siis, kui on ülekaal, siis üldiselt on ka liikumist vähem, aju ei saa hapnikku. Ehk et kõik seega, kui hapnikku ajul pole, kui me keha ei liigu, kõik on vastastikuses seoses. On ju. Ja mis veel? Erinevad ravimid. Siis on näiteks, nendesse ma ei hakka laskuma, aga on näiteks herpes ja puukborrelioos on sellised haigused, mis aju päris korralikult kahjustavad ja tihtipeale diagnoosimata puukborrelioos annab skisofreenia nähtused inimestes ja siis pannakse tihti ka valesti diagnoos, et on inimesel skisofreenia, kuigi tegemist on võib-olla hoopis puukborrelioosiga. Et kui ma õppisin, siis oli ühe 16-aastase tüdruku juhtum, reaalselt toodi näiteks, et raviti skisofreeniat, abi ei olnud. Ja lõpuks, kui vaadati, siis selle tuumatehnoloogiaga, mis toimub ajus, siis nähti, et tegemist on borrelioosiga. Seda antibiootikumid peale 2 nädala olid sümptomid läinud. Aga muidu oli elu lõpuni justkui diagnoos peale pandud. Et erinevad sellised kombod, siis magamatus kahjustab aju. Sest ajul on oma lümfisüsteem, mis aktiveerub ainult magades. Et kui me muidu liigume, lümfisüsteem töötab, aga see lümf, et ta puhastab aju, ta teeb seda siis, kui me magame. Ja seal on veel hästi palju nagu püsinuansse ka, et magades aju õpetab organismile, kuidas erinevatest toitainetest toitu näiteks kätte saada ja kui see on ka puudulik, see söödab ühesõnaga. Mingi unerežiim õpetab, kuidas süsivesikutest saada toitainet, üks teine unerežiim, kuidas valkudest ja siis rasvadest. Ja kui me kõiki neid tsükleid läbi ei tee, siis hakkab näiteks kehakaaluga ja kõik on niimoodi hakkab mõjutama, mis mõjutab omakorda aju siis. Ja siis löögid vastu pead, sest et kui aju on, ja see on, mina oma poistele ei luba, ma ei luba neid kindlasti boksitrennis ja kui nad tahavad ja jalgpalli peaga lüüa, sest et kui me näeme kuskil, lähme Tartusse teaduskeskustesse ja näeme see aju nagu see kummist, on ju. Aga tegelikult, kui ta on inimese peas ja me oleme elus inimesed, siis see aju on nagu toasoe või oma konsistentsilt. Ja siis aju sees on teravad servad, ehk piisab juba natukesest. Ta loksub nende servade peale ja juba võtame potentsiaali endalt ära ja kahjustame seda aju. See on küll nii huvitav teistmoodi pilt ajust, kui arvaks toasoe või teravate servadega. Kolju sees on siin põhjas on teravad nagu sellised servad, kus see aju peal istub. Juba niimoodi raputada, siis ta juba kahjustab. Ehk et üks neuron, mis on nii väike üks neuron, on seal on 100 000, ei tähendab, ühe liivatera suurune kui me ajutükike on 100 000 neuronit, ehk need ühendused iga kord me siis nagu seda potentsiaali kärbime, kui me saame vastu pead millegagi. Et ja siis neid asju on veel ja veel. Et kui vererõhk on kas liiga kõrge või liiga madal jällegi, et ajuverevarustus ja näiteks, mis aju kahjustab, on, kui on igemetes põletik või põskkoobastes. Nii kui on kuskil siin piirkonnas põletik,
siis see mõjutab ka aju, sest ta on nii lähedal. Ehk et reaalselt aju terviseharjutus on hammaste eest hoolitsemine, hambaniidiga hambavaede puhastamine, et see aitab aju tervist ka hoida näiteks. Et sellised asjad ja vererõhk, kui ta on kõrge, siis jällegi verevarustust mõjutab ajus, et. Aitäh sulle, et sa oled olnud EKOS TV kuulaja ja vaataja. Kui meie saated on sind inspireerinud, siis jaga neid ka oma sotsiaalmeedias, et see jõuaks nendeni, kes seda kõige rohkem vajavad. Kingituseks on meil sulle 15% sooduskood EKOS TV 15, mis kehtib kogu tootevalikule meie kodulehel ekos.ee. Aga kuidas saada aru, milline mu ajutervis on? Kuidas ma saan seda ise kuidagi testida? Enesetunde järgi on kõige lihtsam ikkagi. Ehk et tegelikult, kui me oleme harjunud siin ühiskonnas, et mulle öeldib sellised väiksed näited, kuidas hommikul üles ärkad? Kas sa tunned, et ma saan 40 kohe varsti on ju? Ja ma ütlen, et on võimalik, et teed silmad lahti nagu väike laps, tahad kohe panna jooksu ja oled energiat täis. Siis on ilmselt ajuga päris hästi. Aga kui sa tunned, et sa oled unine, väsinud, on seda ajuudu, eks see enesetunne tegelikult saab ka siit alguse kõik. Ehk et enesetunde järgi. Aga kui on sellised pidevad unustamised, lähed üles korrusele või teise tuppa ja ei mäleta, miks sa sinna läksid? See on hea asi isegi. See on siuke hea. Ma mäletan, mul oli see esimest korda 5-aastaselt ja mul on see meeles, ma läksin kööki. Siis ma olin, kuidas ma ei mäleta, miks ma su tulin. Mul oli nii meelde, ma ehmatasin ära selle peale. Selle asja nimi on, ütleme, inglise keeles on scotoma. Mul on õpetatud, see on psühholoogiline vaakum. Ta on nagu vaakum. Ehk et see toimub niimoodi. Istungi diivani peal, istun seal, mõtlen, köögis on pastakas, hea mõte on, läheks, võtaks köögist pastaka, kirjutaks üles, tõusidki püsti, lähed ja siis oledki, et miks ma siia tulin, on ju. Ehk see on see vaakum, mis tekib. Aga miks see tekib, on see, et meie närvisüsteem, aju uitnärviga suhtleb soolestikuga ja kõik on ühenduses, ehk mingid kokteili ja mõtet toodetakse, mõte on ka siis, on ju, kõik on ühendus. Ja kui sa järsult keha asendit muudad, siis sa muudad oma biokeemilist kokteili ja lõhud selle närvisüsteemi selle ühenduse hetkeks ära. Ja see vaakum on see, et see on hea koht, kuhu midagi hea tasemele panna. Aga me ei tea seda ei räägita. Ehk see on täiesti loomulik osa, ei hakka mälu kaotama, ei hakka hulluks minema, vaid see on närvisüsteemi täielik reset ja aju siis ühenduse. Kui see keha asendit muudad või lähed järsku kuskile midagi muud tegema ja see tekib. See on hea uudis. Nii et ei ole muret seda põhjust, aga siis see on hea põhjus või hea koht, kus teha niimoodi, et midagi rõõmsat, kas siis mõelda, meenutada, et kui sa mõtled, et see on vaakum ja vaakum loodus tühja kohta ei salli, siis kas või see, et ma märkasin ja midagi, kas siis patsutada, kiita ennast, et see aitab närvisüsteemile kaasa, lihtsalt siuke väikene vihje. Aga kas ajutervist saab kuidagi ka testida või kontrollida selles mõttes, et kui näiteks on perekonnas esineb mingeid haigusi või on kellegi esiliinis olnud? Saab. Ja kas oleks mõistlik seda teha, kui ütleme perekonnas on olnud mingeid? No üks ühele vastust ütleme ei ole. Ma saan rääkida siis Aamen kliinikutest, kus ma olen õppinud, on ja Aamen kliinikud, et doktor Aamen on esimene psühhiaater ja teadlane, kes vaatab seda organit, mida ta siis nii-öelda ravib, on ju, tuumatehnoloogia meetodil vaatab neid ajupilte ja selle baasil on ta siis välja töötanud aju tervise riski hindamisküsimustiku ja ka ajutüübi küsimustiku, mis on siis lähim asi sellele, et sa läheksid sinna kliinikusse, teeksid selle skänni oma ajust seal. Et mul on mõlemad need olemas, kui keegi tuleb huvi, ma saan neid pakkuda, neid küsimustik, aga see küsimustik ongi selle ühest vastust, et ta on pikk jada, mis on siis siuke matemaatilised valemid on seal taga, alates siis suguvõsa, mis on toimunud, mis on elustiil olnud siiamaani, mis valikuid on tehtud, on ju, et seal on mitmeid näitajad, mis kokku selle komplekti siis annavad, mis olukorras see aju siis on. Et kuni traumadest või hallistustest või siis depressioonist ja kõik mõjutab. Aga kuidas nendega on? Kas nad on nagu päritavad? Mis täpsemalt? Oskad sa mingit üldse minu mõnest aju nagu haigusest rääkida? Ma võin rääkida Alzheimerist. Alzheimer on tänapäeval teadlased nimetavad 3. astme diabeediks, sest et Alzheimerit hästi suurel määral mõjutab veresuhkru kõikumine, millest varem pole juttu olnud. Ja Alzheimeri tegelikult millal ta hakkab ajus arenema on tihti 30. eluaastates, aga sümptomid ilmuvad alles 20 aastat, 15 aastat hiljem. Et ehk elustiil ja tervislikkuseks see on Alzheimeriga näiteks on ju. Ja Alzheimer on veel mingis ajas tagasi pööratav kuskilt maalt. Kuskilt maalt on juba on kuskilt üle piiri läinud see on ju kahju, mis on tehtud. Siis näiteks, kui me räägime
noh, võime rääkida dementsusest, seal on erinevaid tegureid, on ju samamoodi, et dementsusel on ka erinevaid tüüpe. Otsmikusagara oma aga ma ei saagi, ei ole ühtset ja ma ei saa öelda, et see on pärilik. Samas ta mingis mõttes on, sest on teada juba epigeneetikaga, et suguvõsa mustrid, asjad antakse edasi. Ja see ei ole niimoodi, vaid see on täiesti juba see, kuidas me sünnime siia, et ema on mingis vaimses psühholoogilises olekus, kui on palju stressi, on ju, ja see loode on seal kõhus, siis tema juba need, mis need on siis eesti keeles, ma üritan mõelda, stressinäärmed või? Adrenal glands on inglise keeles, juba kasvavad suuremaks. Ehk see laps, kes sünnib välja, ta ongi juba valmistunud, et maailm on hirmus ja ohtlik ja ta toodab rohkem kortisooli stressihormooni. Sest see oli näiteks ema kogemus, on ju. Et kõik siuksed asjad mängivad ka rolli, mis siis omakorda üks hetk võib mõjutada, et masendus, depressioon, et kõik on sõltuvuses, jah. Et ei saa öelda, et ei ole pärilik, aga ma ütlen, et ainult pärilikkus seda ei mõjuta. Et väide on siis umbes 20-25% on mõju pärilikkusel. Ülejäänud on ikkagi otsused, keskkond, valikud. Aga lähme nüüd korraks keskendumise juurde. Miks inimestel on tänapäeval kuidagi raskem keskenduda? Kus see telefon on? See on esimene vastus. Ehk et mõttesügavus on ka arendatav. See on nagu oskus, mis peab saama kujuneda väiksest peale. Ja kui väike laps, ütleme siis, minu lapsepõlves oli niimoodi, et ma istusingi seal õues, vaatasin seda ühte puuoksa ja vaatasin seda puuoksa ja võisin tund aega seda puuoksa vaadata. Meeletu ajutreening ja keskendumise arendamine, mida tänapäeval lapsed ei ole igavuses. Nii, ehk igavus aitab keskendumist parandada tegelikult. Ja eks ju telefonid ja kõik meie seadmed, elektroonika ongi ehitatud niimoodi, et me oleme konkureerivas maailmas. Kõik püüab meie tähelepanu ja kõik siis on ehitatud üles meie dopamiini peale, et me suudaks nagu püüan sinu tähelepanu, sinu sest reklaam maksab ja mis seal kõik siis hakkab mängima, on ju. Ja see kurnab meie dopamiinikeskused läbi ja me olemegi ja tihtipeale siis ütleme see ATH, mis täiskasvanutel ka diagnoositakse, ta on tehislikult näiteks sisse kujundatud, sest me kogu aeg liiga kiirelt suuname oma tähelepanu ühelt asjalt, tuli email, tuli sõnum, notification ja siis niimoodi me seal hullame nende asjade vahel ja siis ongi keskendumishäired tekivad sellest. Aga kuidas ennast siis toetada selles? Kõige lihtsam asi. Võtad telefoni, kui sa otsustad hommikul midagi ära teha. Sa paned see telefoni hääletu peale, kui sa saad. Kui just midagi ei sõltu, et sa pead valvel olema. Paned ta teise tuppa. Ja siis istud siin arvuti taha. Esimene päev on kindlasti väga keeruline kogemusest rääkides. Ja siin on muidugi on ju, Košil on hästi toidulisandid ka, mis aitavad bioloogiliselt kaasa. Aga ütleme ka vaimse harjutusena täitsa jagan ühe neuroteadlaste nipi, mida siis teadlased ise kasutavad on. Mis iganes kaugusel, ütleme, ma teen arvutiga tööd näiteks ja mu arvutiekraan on siin kaugusel, siis ma võtan ühe postiti näiteks, üks kollase väikse, teen ühe täpikese, mummu joonistan sinna ja panen sinna ekraani peale ja ma jälgin seda täppi 60-90 sekundit ennem, kui ma tööd alustan. Kõik need mingid lisandid, mis siin ka on, ta hakkab ise kehast tootma neid selle jälgimisharjutuse peale ennem töö alustamist. Ja seda keskendumisharjutust, kui on nagu hakkab tähelepanu hajuma, on 20 minuti tagant hea uuesti üle teha. Ja kui seda iga päev teha, siis see hakkab keskendumist tagasi tooma, aga siis jah, otsused need vahesegajad on selleks hetkeks välja lülitatud. See on hea harjutus, et on näha, kas on tehislikult niimoodi mingi aja jooksul sisse siis kujundatud on ju see tähelepanu häire. Et kui mul on selline, et ma hakkan ühte asja tegema, aga siis ma samal ajal juba teen teist ja siis juba mõtlen järgmist ja juba olen kuskile sattunud, ma ei tea, kuskil 3. kodulehele juba. Yeah. Et siis samamoodi teen nagu teadlikult stoppi ja vaatan seda. Jah, aga siis võiks ka olla see otsus, et ma nüüd keskendun ühele asjale. Et muidu töötab vastu lihtsalt see, et kui jätkata seda ümberlülitamist kiiret, on ju. Aga millest tekib selline organiseerimatus ja otsustusvõimetus ja ka vähene motivatsioon? Otsustusvõimetuse ma tõstaks eraldi kategooriasse, aga ütleme siis vähene motivatsioon ja seda, et on siis tähelepanna raske keskenduda. Jällegi ta on seotud meie otsmikusagara tööga, mis on meie tegevjuhtajus ja dopamiiniga.
Sest motivatsioon ehk dopamiin ei ole mitte õnnehormoon, vaid on saavutust, on see, et ma tahan jahtida ja saada hormoon, on ju. Ja tihtipeale me kurname oma dopamiini keskused läbi. Ja me kurnamegi nad läbi täpselt selle pideva entertainment või selle lõbustusega. Seesama, et ongi sotsmeedia, on need erinevad vaheldus, telekad, saated, kõik käib. Või ka see, kui me läheme trenni ja trenni tehes me kuulame muusikat ja teeme mitut asja korraga, see kurnab ka tegelikult dopamiini keskuseid. Ja samas öeldakse seda ka, et viimasel ajal nagu, või on, et nagu, et ütleme kas või TikTokid või mingid videod, et inimesed või noored ei suudagi nagu rohkem kui 20 sekundit seal midagi vaadata. Ehk et jah, Microsoft tegi mingi uuringu, aga see on vist ümber lükatud, aga see oli päris huvitav, et ongi, et kuldkalla mälu vist mingi 7 sekundit, et inimese tähelepanu keskendus juba 5 peale, et aga see oli siuke nii ja naa kaheti mõistetav uuring. Aga absoluutselt. Ehk et me ei arenda sügavat mõtlemist, nagu filosoofid vanasti tegid. Et neil on aega, nad mõtisklevad, tuleb mingi taipamine. Ja tulevad hetke ja... Ja mis on siis, siin tuli juttu, mõtlen kohe vett selle peale. Tuli juttu, et veeklaas ja suu kuivab, on ju, kui räägin. Siis kohvi küll pärsib aju verevarustust, vereringet. Aga mida kohvi aitab teha, kui seda iga hommik juua? 300 ühikud, ma hakkan nüüd mikrogrammi, milligrammi, on ju. Siis ta aitab dopamiini retseptoreid juurde toota, kofeiini tarbimine. Ehk et see, kui sul on kehas vaba dopamiin käib ringi, aga retseptorid on läbi kurnatud, need ei ole piisavalt, siis kofeiin aitab seda, neid juurde toota, kui iga päev hommikuti tarbida. Et siuke väike nipp. Aga räägime sellest otsustusvõimetusest siis. Enne ütlesid, sa paneksid selle eraldi kategooriasse. Ma ütleksin, et otsustusvõimetus on seotud ärevusega. Sellepärast, et mis see on, tegelikult ma ei suuda otsustada, sest ma ei suuda kontrollida tulemust. Ja ärevus on sellest, et ma tahan projitseerida tulevikku ja kontrollida, mis tulevikus saama hakkab, sest ilmselt minevikus, ma olen haiget saanud. Ma kardan, ma ei usalda, tegelikult ma ei ole kontaktis iseendaga, on ju. Ja nii ma siis ei suuda otsust vastu võtta. Ja võib-olla ma panen, mul võib seda näidet ka tuua, see telefon täna lihtsalt on hea näide, et me määrame, et justkui nii palju oleks kaalul iga otsusega, et see on sama telefon siin, ma hoiaks teda praegu käes, viskaks ta õhku, püüaks kinni lihtsalt siin praegu on ju. Pole mingi küsimus, ma isegi vaataks. Nüüd ma lähen 9-kordse maja katuse servale, panen selle telefoni sinna niimoodi, viskan või ei viska, on ju. Tegevus on sama, aga see, mis ma oma peas mõtlen, mis on kõik kaalul ja ehitan sinna juurde, on ju, siis see tekitab selle otsustusvõimetuse, ehk see hirm ja ärevus tegelikult. Valesti teha, eksida. Ehk siis tegelikult me tähtsustame üle neid asju, on ju. Me ehitame loo sinna juurde, aga see on ka mõistetav, sest me ei tea parem, sest me oleme kõik haiget saanud elus, on ju. Aga siis on asju, mis aitavad ka, näiteks kui kindlasti see süvendab seda otsustusvõimetust, kui B-vitamiini tasemed on madalad kehas, kui D-vitamiini tase on madal, et me oleme vastastikuses seoses, et see võimendab neid mõtteid ja seda ärevust kõike veel juurde, et üks 16-aastane neiu kirjutas, kõik jumala okei kodus, käis psühholoogi juures, ütleb, et ta on ööst üleval, ta on ärev, ta ei saa aru, milles asi on, ärevus ongi, ei suuda otsustada ärevus, mis tal kõik toimus. Siis ma ütlesin, kas sa oled vereproovi perearsti juures andnud? Ei. Käis ära, oligi B ja D-vitamiini tase olid alla normi, B1 ja B2 just. Ja 2 nädalat võttis ja ärevus oli läinud. Aga see ei ole kõigi puhul, see on erinevad põhjused, aga see on üks näide sellest. Aga kus tekivad need lood, et me mingite asjade külge paneme ise lood, et hakkame ette kujutama, et mingi olukord ja kuidas me tekitame mingi loo sinna külge, mis ei pruugi üldse olla nagu reaalsus? Jaa. Mulle veedib, et me kõik elame erinevates reaalsustes, mis on meie mõttefiltri poolt siis kujundatud. Mõte on universumi plastiliin, nagu mulle meeldib öelda, sellega me loome ja meile meeldib luua. Ja tihtilugu me loome ja me tahame mõista asju, sest me oleme intelligentsed olendid, on ju, sest et ka harjumuslikud, see veel lisab sinna kompotti juurde. Ja kui midagi juhtub, me tahame sellest aru saada. Sest et mingis mõttes see aitab siis toime tulla, eriti kui midagi negatiivset. Ma justkui annan sellele tähenduse, mõtestan selle ära, et ma kuidagi nagu saan kergendust läbi selle. Aga jällegi see ongi see, et me ei mõtle aju peale, me ei teadvusta tihti neid lugusid. Me ei oskagi, me oleme justkui ise pudelis etiketi lugeda ei näe, on ju. Teised kõrvalt näevad juba hästi, kuule vaata, mis lugu sa jutustad, mis asja, ei. Aga ühesõnaga, et anda tähendust, mõista, mõtestada psühholoogias ka kõige efektiivsemaid tööriistu on uue tähenduse andmine. Et mineviku traumale mingile asjale, on ju. Ja see on ka lugu, mis ma jutustan.
ja lugu, loo jutustamine iseendale ka. Me oleme sotsiaalsed olendid, me tahame kontakti. Ja kui me ei saa kontakti, meil ei ole, me oleme üksinda, meil on inimesi ümber, siis läbi selle, et me endale lugu jutustame, me saame kontakti iseenda. Meil nii iganes see lugu on, siis aga me tahame lähedust ja läbi selle loo me anname ka lähedust endale. Ja justkui ütleme, et kõik on ju okei, et sa ei ole süüdi või ei taha seda süütunnet või põhjust või. Et vastasin ma sulle nüüd. Ja üks variant on tegelikult üldse tähendus ära võtta. Jah, nii on kõige parem. Täpselt, et sa oled avatud, sest mitte miski ei kordu elus, on ju, kõik on uus alati. Aga aju on ennustusmasin, mis tahab energiat säästa ja siis luua lugusid, et näed, ära mõtle, niikuinii läheb nii. Ja siis me võtame nii palju võimalusi ära, kuidas maailma uuesti näha. Nii põnevad need, et aju on ennustusmasin ja mõte on universumi plastiliin. Ja, millega me loome, absoluutselt. Aga kuidas siis ennast ikkagi toetada veel, ütleme stressirohkes olukorras, ärevuses, et sa tõid siin välja ka, ütleme B-vitamiini, aga mis võiks veel olla, mis toetab? Kindlasti esimene asi, kui on keeruline, ma ei tea, kus keegi on, kes kuulab, on ju, kui on päris raske olukord, siis isegi kui näiteks on inimesi, kes ei saa magada, on pöörduma poole, siis alustame sellest, et puhast vett juua. Juba 1-2% vedeliku puudust mõjutab meeletult keskendumisvõimet ajus. Ma olen pilte ka jaganud kuskile, võin veel edasi ka jagada, kui on huvi. Vesi puhas ja kõige lihtsam ongi alustada toidulisanditest, et üldiselt Aamen Kliinik soovitab ka, et alustame sellest, et sa võid puhast vett piisavalt, see on esimesed sammud muutuse suunas. Ja sa võtad, sest et sa ei pea mõtlema, sa võtadki mingid toetavaid lisandeid, milleks on siis esimene asi omega-3, aju ehitusmaterjal on ju. Mitte ainult aju, vaid kõigi rakumembraanide ehitusmaterjal, et rakuaine vahetus toimiks. Sealt siis edasi. B-vitamiini tase, et oleks mingi siuke hea kompleks vitamiin, et sa saad justkui tänapäeval võib öelda, et sööd tervislikult, aga me ei saa toidust kõike kätte. Kõik juhtivad pikaldus ja kõik teadlased ütlevad ka, et toidulaud kahjuks ei ole nii, võib-olla kui sa oma kasvuhoones suvel saad kasvatada, siis need toitained on, aga muidu ei ole. Ehk omega-3, hea kvaliteetne kompleks vitamiin, D-vitamiin kindlasti on ju. Ja ärevuse korral siis B on hea, kui on lisaks alustada nendest, et toetada ja siis uni. Kui ma ütlesin, need on esimesed. Ja siis jalutada, väikseid spurtkõnde teha värskes õhus, et rikastada verevarustust ajus. Jällegi need toitained jõuaks paremini kohale ja kui niimoodi vaikselt teha, siis tunned, natuke läheb paremaks. Mis asi on spurtkõnd? Kiire kõnd lihtsalt? See niimoodi lähed jalutama, 20 minutit jalutad ja siis mingi paari minuti tagant teed siuke niimoodi, et tõmbab korraks hingeldama. Nii kui tõmbab hingeldama, siis on teada, et nüüd sai aju ka hapniku juurde, et kui süda hakkab ikkagi pumpama kiiremini peksma. Nii et ajule trenn meeldib. Ja verevarustus, et oleks hea ja värske õhk ja hapnik. Ja aga männi õhk ajule? See kuidagi tekitab mingi teise tunde, mis sellega on? Absoluutselt. Jaapani teadlased tegid esimese katse Euroopas, korrati seda, et inimene metsas looduses. Me suhtleme loodusega. Väga lahe dokumentaal oli, kuidas puud läbi seeneniidistikud annavad üksteisele toitaineid, kellel puudu on ju. Me oleme samamoodi looduse osa ja see uuring oli, inimesed, kes veetsid aega seal metsas, Jaapanis ja Euroopas ka siis, vererõhk normaliseerus, stressitase langes, kõik igast tervise näitajad läksid paremaks. Nii et me oleme osa loodusest. Minge metsa. Heas mõttes. Kuidas siis ennast motiveerida? Oma loovat mõtlemist arendada. Need on ka võib natuke 2 eraldi. Nad on seotud ka. Et kõik saab alguse sellest, et sa tead, mis sa tahad. Ära mõtle elevandi peale, mille peale sa mõtlesid. Nonii. Ehk et kui ma mõtlen selle peale, mida ma ei taha, siis ma olengi nagu see laev tormisel merel. Ja üks asi lükkab mind ja teine asi lükkab mind. Aga kui ma tean, mida ma tahan siin elus, üldse mul on eesmärk, kuhu suunas liikuda, see annab juba enesekindlust juurde. Nii, ma olen üldiselt ka õnnelikum, siis isegi vahepeal on keeruline. Ma hoian seda sihti silme ees, on ju. Ja kui me räägime loomingust, siis loomingulisus saab vallanduda. Erinevad võtted on selle jaoks, aga ajuverevarustus võiks olla hea, mis tähendab, et nii kui meil on kehas hirm, ärevus, stressitase, siis meelekohtades verevarustus väheneb, tagasi väheneb, kus on emotsionaalne ajuosa. Ehk me ei olegi loomingulised. Kui me tahame olema loomingulised, siis me peaks olema rahulikud, õnnelikud, ehk mediteerima. Meditatsioon aitab kaasa, siis täpselt looduses jalutama, mis on ka meditatsioon.
ja magama piisavalt, sest et kõige loomingulised oleme me just kas ärgates või magama minnes. Et no see vastab küll tõele. Mul küll on niimoodi. Muidugi õhtutis on vahest siuke väljakutse, et peaks magama jääma, aga nii palju häid mõtteid tuleb, et ja siis on hea kirjutada välja. Ehk kõik saab alguse sellest, et sa mõtled, mis sa tahad ja kuhu suunas sa liigud. See hoiab meid teel. Aga need harjutused, mis sa ütlesid, need olidki need harjutused praegu, mis sa välja tõid või? Et mis loomingulisust suurendab? Loomingulisust harjutustena ega ei olegi selles suhtes, et me saame luua tingimused, kus me oleme loomingulised. Ehk et duši all, alfa-laine sagedusele aju viies, selleks on erinevad meetodid, YouTube'is on videosid, kes tahab reaalset tehnikat siis. Aga alfa-laine sagedusele on aju tihtilugu ongi hommikul õhtul iseenesest, kes tahab päeval seda esile kutsuda. Me lähme vahepeal ka sinna iseenesest, aga saabki siis helidega on ju. On erinevaid seadmeid. Siniste, ütleme ookeani ja merepiltide jälgimine aktiveerib loomingulisust ajus. Ehk et kõik taandub aju mingile lainesagedusele, mida me tahame esile kutsuda ja selleks on erinevaid mooduseid siis, mis ma just nimetasin, näiteks need. Ja mingid sellised sõnamängud ja sellised lõbus ja naer, kõik selline on ju, et me tunneme vabalt ennast. Siis me saame olla loomingulised. Et kõik, mis seda soodustab, siis see vabadus ja siuke turvatunne, rahulikkus ja hea tunne, et siis. Ja. Aga kuidas tõsta produktiivsust? Esimene on see sama harjutus, ma ütlesin, on ju, see punkti fookus. Kui me tahame olla produktiivsed, siis ütleme, kui me tahtsime olla loomingulised, siis aju võiks olla alfa-laine sagedusel. Kui me tahame olla produktiivsed, siis me tahaks, et aju oleks beta-laine sagedusel, mis on siuke keskendunud töösagedus, aga madal beta, kõrge beta läheb stressi tasemesse. Hingamisharjutusega saame selleks teha. Tahame fookust ka tõsta siis. See on nagu see tule hingamine või? Ma ei tea nime, aga ma tean, et lihtsalt teha näiteks mingi 10-20 korda niimoodi, et vaatlikult ja kohe aktiveerib. Närvisüsteemi teeb ärksamaks, tõstab, me saame olla produktiivsemad, kui me oleme keskendunud rohkem. Ja pole midagi teha, kui me tahame olla produktiivsemad, siis snaiperite peal tehti uuring. Snaiperid, kes magasid 4 tundi, panid ikka korralikult märgist mööda. Aga need, kes magavad ikka 7 tundi, 8 tundi, produktiivsus, efektiivsus kasvab unega koos. Lisaks, nagu ma mainisin, et juba paar protsenti vedeliku puudust pärsib täielikult on ju keskendumist, mis on siis tulemusest sõltuv. Et see produktiivsus ehk tulemus sõltub sellest, kui hästi ma suudan keskenduda. Ja mis ma veel tahtsin? Ikkagi see, et me ei multitaski, vaid me keskendume ühele asjale ja teeme niimoodi plokkidena neid töövõtteid. Ja ideaalis siis üks töötamistsükkel 11-20 minutit. Siis kas või püsti natuke keha läbi raputada. Et ainult 11-20 minutit. See on aju siuke hea, et mõnel suudab 11 minutit aju keskenduda hästi fokusseeritud, mõnel 20 minutit. Aga siis siuke väike nagu püsti ja läbi raputada või korraks kõndida ja siis tagasi istuda ja jätkata. Et siis produktiivsus ka kasvab. See tundub huvitav, et ma keskendun, olen teinud seda keskendumisharjutust, teen 11 minutit, siis raputan ja siis jälle võtab nagu aega, et jälle sinna. Aga absoluutselt, kui inimene tunneb, et on flow's, kui ta selle flow, ma oska eesti keeles öelda siis, flow seisundi saavutab, no siis toimub midagi maagilist. Siis, kui sa selle saavutad, siis muidugi me ei hakka seda katkestama. Sest et flow seisundis produktiivsus, Kotleri instituut ja Kotleriga ma praegu õpin ka seal. Kuni 300% produktiivsuse kasv on. Ehk mis ained seal kõik aktiveeruvad koostöös, ehk see ongi see nagu sportlased, kes võidavad medaleid, nad tunnevadki, nad on kehaväliselt lasevad. On ju. Et see on nagu kõige, mida siis jahtida nii-öelda. Ja. Seda flow seisundit. Selleks on pikem teema. Aga kuidas siis kaitsta, toetada, hoida, taastada oma aju? Toidulisandid absoluutselt. Nagu ma ütlesin, et ehitusmaterjali oomega 3, siis on, siin on ka mitmeid, et on nakk on hea, on ju, puhast vett piisavalt. Ja kui tahta taastamisest veel rääkida, see on paroteraapia. Et ma olen inimestele soovitanud ka, ehk kõrgrõhuhapniku kamber. Jällegi on toitainetest, et ütleme ka oppidest taastamiseks inimesed käivad seal, on ju, ta on nagu verevarust seest kõike parandab see hapnik. Ja samamoodi saab siis ajuga teha, et see on mida Aamen kliinikud kasutavad ka siis, ütleme, kui taastada tahta ja hoida.
aga kui tahta hoida, siis alustame sellest, et me ei löö pead ära, ei lähe peaga palke pooleks peksma näiteks, on ju, või noh, nagu tehakse. Ja magame piisavalt, et kaitsta ja hoida ja liigume värskes õhus. Ehk et need väiksed lihtsad asjad, täpselt nagu vanad indiaanlased ütlesid, et kui on mingid mured, millal sa lõpetasid tantsimise, laulmise, lugude vestmise, nende kõigi väikeste lihtsate soovituste taga on neuroteadus, mis nad teevad tegelikult. Ehk tantsimine, kui me tahame aju tervist hoida, siis ka vaimne tervis, nad on vastastikuses seoses. Kui sa liigutad oma tagumikku, siis su soolestik aktiveerub, mis toodab serotoniini, kõiki neid õnnehormoone juurde, ja siis ta ka juba aitab. Ja tänulikkus, miks ta toimib, on hästi, see oli vist, kohe ütlen see, Hearth Math Instituut tõestas ära selle tänulikkus olekus. See on üks olek, kui me 3 minutit paneme silmad kinni ja meenutame mingit hetki minevikust, kus me olime, millest me olime tänulikud, siis südame ajulaine sagedused kattuvad. Kasvuhormoon vallandub kehas ja mida rohkem on kasvuhormooni kehas, siis keha hakkab ennast ravima ja taastama. Ja tänulikkuse tunne on see, mis seda vallandab üldiselt. Võt. Nii et tänulikkus. Siis ei saa hirm ka, need 2 asja ei saa koos kehas olla. Ärevus ja hirm koos tänulikkusega ei saa ajus olla. Aga sellised mälumängud ja sellised mälu ristsõnad. Ja aitavad hoida. Ehk et kui me räägime neuroplastilisusest, kui me sinna pöördume, siis on erinevad harjutused. Jah, räägime harjutustest. Nii. Kõige lihtsam pesete õhtuti hambad, ma loodan, et kõik pesevad õhtuti hambaid. Tavaliselt varemakäeliselt pesevad parema käega hambaid. Siis see, kui me vasaku käega hakkame hambaid pesema, me aktiveerime neuroplastilisuse ajus juba. Kusjuures ma just eile proovisin seda teha. Nii. Ja see on nii naljakas, sest see on väga aeglane ja väga teistmoodi. Ja siis on käteharjutused. Ongi näiteks panen rusika niimoodi ja selle käe niimoodi. Ja siis ma pean vahetama niimoodi. See on kõige lihtsam. Kes tahab, kui selle saab kätte juba, siis saab hakata erinevate sõrmedega, kuidas. Ja siis saab, et koputad ja siis vahetad, et mida rohkem niimoodi, siis treenid oma aju reaalselt nende harjutustega. Jällegi, internet on need täis, kes soovib saab vaadata ka, aga alustame jah sellest. Ja hambad teise käega pesta, mis veel siis? Mälu treenimiseks, jah, kõik, mis sa pead meelde jätma, sest ristsõnad on meenutamine, ehk et aju on nagu lihas, kui me seda kasutame. Aga et erinevaid ajuosasid treenida, jah, siis on kõnekeskused, on motoorikakeskused, mis treenivad. Siit on siis erinevad tegevused erinevate piirkondade jaoks. Tantsusammud õppimine treenib tagumist ajuosa. Naermine treenib aju, kui me naerame südamest, vaatame stand-up komöödiat ja naerame, me treenime sellega aju. Ristsõnad treenivad neid kõne- ja mälukeskuseid, on ju. Siis mingi muusikainstrumendi mängimine õppimine treenib aju. Neurogenees, neuroplastilisus aktiveerivad. Ja kui on toitainet ka lisaks peal, siis need 2 saavad koos olla ja hapnik ja puhas õhk ja puhas vesi ja siis uni. See asi kokku juba ja siis aju hakkab taastama ennast. Aga räägime veel korra mälust, et kui inimene märkab mingil hetkel, et ta mälu ei ole enam endine, et ta lihtsalt ei jää asjad meelde, ei suuda keskenduda, mis võiks teda toetada? Põhjused võib olla mitmeid on ju. Eeldame, et toidulisandid inimene võtab oomegat ja kõike ja toetab seda ja on tervislik muud moodi. Siis on, kuna aju on lihas, mida treenida ja meil on meeled, mille kaudu me töötame siin maailmas, on nägemismõtlemisega inimesed, kuulmismõtlemisega inimesed ja on siis tunnetuslikuga. Kinesteetiline, lõhnataju ka, aga see on pigem limbilise süsteemiga seotud, ma sinna hakka minema. Ehk et kui me tahame mälu treenida, siis me hakkame reaalselt, esiteks me tuleme hetke kohale. Elu on nii kiire, kõik mis meie ümber toimub, on ju kõik see meedia, kõik need teavitused, kõik see, millest juba juttu oli, need püüavad meie tähelepanu, tõmbame meid hetkest ära. Kui me tuleme hetke ja me hakkame hetkest treenima aju niimoodi, et me teemegi mäluharjutusi. Loeme mingi lõigu või proovime mingid sõnad meelde jätta ja siis me kaasame oma meeli. Ehk et kas me siis paneme silmad kinni ja proovime visualiseerida, et me oma vaimu silmas näeme seda, mida me tahtsime meelde jätta. On näiteks siuksed, kuidas planeete meelde jätta, Veenus, Jupiter, kõik need on ju, et siis sa kujutadki hetke, et naine nimega Veenus kõnnib kuskilt sisse, tal on Marsi sokolaad käes, on ju. Ja siis sa niimoodi, sellega sa treenid aju.
Et mingite lugudega jätab meelde siis mingis mõttes. Sa nagu sa räägid loo ehk sa kõnega nagu jätad selle jutuna meelde ja siis sa oma vaimusilmas näed ka, et see naine Veenus ja tal on see šokolaad, sa nagu näed seda nagu reaalselt ja sa teed sellist harjutust. See on see, kuidas mälumängurid endal neid pikki asju ja kõike meelde jätavad, aga see treenibki seda aju siis ehk lugudega siis niimoodi. Ja sa kujutad veel tunnetada ka, et mis tunned, et see naine on siuke või kes see Veenus tuleb, mis tunded asus tekitab ja see šokolaad mõtled, magus ja siuke pehme ja hea ja niimoodi sellega sa harjutad. Ehk et me mäletame hästi, kui me oleme hetkes kohal üldiselt, sest siis me oleme kohal ja meie meeled on kaasatud, aga elutempoga jällegi me ei treeni siis ja kõik püüab meie tähelepanu, me tuiskame ringi, siis ajapikku see mõjutab seda mälu ka. Ja. Et see oleks siuke harjutus. Et kui mina nimed, tere, on see olukord tuttav, siis sa oled nagu, mis ta nimi oli, ei mäleta, siis on jällegi, kas on mälutreenimisharjutus, et nii kui sa kohtad inimest, näen Kadri, ma valin välja ühe värvi, pruunid ilusad silmad, võtan pruun värv ja siis ma oma vaimu silmas kujutan sinu pea kohal ette, see, et kui sa ütled oma nime, Kadri, vaatan ma pruuni värviga ilusti kirjutan Kadri su pea kohale ja samal ajal, kui ma seda mõtlen, siis ma käega nüüd tunnetusmeeled kaasan, käega kirjutan Kadri samal ajal, liigutan. Ja su nimi jääb meelde, aga tegelikult ma treenin ka sellega oma mälu. Ja siis sa ei unusta enam inimeste nimesid ära, kui seda teed, siuke nipp. Aga siin väike siis, kes tahab seda päriselt kasutada, ma olen siukse nipi kaasat. Ärge seda tehke esimese paari sekundi jooksul, sest et mis organismis toimub iga kord, kui me kedagi uut kohtame, siis kogu närvisüsteem läheb automaatsesse hinnangusse, kas inimene on turvaline. Kas ta on tuttav mulle kuskil varem ja see läheb ja see on üks põhjus, mis me ei mäleta, sest me oleme selle hindamispiloodi peal, mis närvisüsteem teeb ja siis me oleme kuskil mõeldi. Ja siis me ei ole seda nime nagu kuulnud ega näinud. Ja siis nagu ei olekski jah, see toimunud, on ära pühitud, aga see oligi see, et ma hindasin, kas ma tean siin kuskil, kas sa meenutad mõnda inimest mu minevikust ehk ja see ennustusmasin läheb tööle, mis tahab kaitsta. Võt nii. Kus mina hakkasin mingi hetke oma mälu treenima sellega, et kui ma pakiautomaadis pakki läksin võtma, siis ma jätsin telefoni meelega autosse või kuskile niimoodi, et ma üritasin neid numbri kombinatsiooni meelde jätta. Mõnel on lihtsam, mõnel on pikem. Jah, väga hea. Ja siis jälle tood mingi värvid ja ehk et meeled kaasad ja sellega sa aktiveerid erinevaid aju osasid. Sest et sa kuskil oled rääkinud, ma olen kuulnud seda, et nagu autoga sõites keps ja sellised asjad, et see läheb nii automaatselt peale, sest nii mugav on. Ja absoluutselt ei mõtle, et see on nagu väga kahjulik. Ja reaalselt ongi, et see Alzheimeri soodustaja, üks suur soodustaja on GPS. See, et me ei pea navigeerima ja neid mitmeid harjutusi oma ajus korraga tegema, et me lihtsalt läheme jälle autopiloodi peal. Ja see on ka üks põhjus, miks tänapäeval Alzheimerit liiga hilja avastatakse, tuvastatakse. Sest varem see inimene tuleks märganud, et oota, midagi toimub, et ma ei jõua koha või ma ei mäleta. Ja siis, aga see keps nüüd juhatab ja siis nad ei mõtlegi ja seda üha rohkem hiljem diagnoositakse tihtipeale kui liiga hilja. Ma ei tahaks küsida tegelikult ka Bruce Willise tervise kohta. Temal on dementsus on ja. Aga mis siis see tema lugu on sellega, et see nagu avastati, kas sa tead sellest täpsemalt? Ma olen kuulnud, ma ei ole süvenenud. Ma tean Aamen kliiniku ühte juhtumit. Oli Nancy, kes oli Aameni tuttav otsmikusagara dementsus. Minu meelest Bruce Willis oli sarnane see kõnekeskusega. Ja kõik arstid andsidki talle, ütlesid mehele, et sul on aasta aega veel, et siis ta enam sind ei mäleta, et naisega hakka hüvasti jätma. Siis ta läks sinna Aamen kliinikutesse oma naisega, et tehti pilt. Ja oligi näha, jah, diagnoos oli õige, oli otsmikusagar kärbus. On ju. Aga ja siis pandigi protokoll peale seal. Väga konkreetselt kehakaalu pidi kaotama, puhas vesi, toit väga hoolega valiti välja ja õiged toidulisandid, mis aitavad siis ehitada. Ja see naine elab siiamaani ja pöörati ringi see. Ja tegelikult, kui ma see Bruce'i kohta kuulsin, siis ma mõtlesin ka, et huvitav, et kas ta läheb sinna kliinikusse, mis toimub, on ju, ma ei tea. Et eks saab näha. Ja siis kiida ennast. Sest et iga kord, kui me teeme midagi ära ja me kiidame, kui ma võin prügi välja või mingi asi, mis tundub nii vastumeelne, ma teen selle ära, sest see on jällegi tähendus, miks ta on vastumeelne, me saame tähendust muuta. Kui me kiidame, siis ajud, see tunne oli hea, et ma kiitsin, mis toimus ja siis ta dopamiiniga kinnistab seda, et sa üha kergemini teed seda tegevust, mis varem võib-olla oli vastumeelne ja üks hetk sa märkad, et sa naudid seda. No, sest tegelikult me kunagi ei tahtnud ju õppida kirjutama võib-olla ja lugema, see oli tead ebamugav ja käsi
kirjutage vasaku käega, palun, see on ka hea rüts. aga proovige, kui te kiidate ennast, aga nüüd ei kujuta elu ette enam ilma selle tegevuseta, et algused ongi rasked ja väiksed sammud. Aga mis toit on ajule hea? Et näiteks kreekapähklid on ju, mis näevad välja nagu aju. Ja lillkapsas, vaata, on ju. Kõik, mis on otse loodusest ikkagi. Et see on see aamenkliinikud samamoodi, et kõik, mis on otse loodusest, võimalikult töötlemata. Ja siuke rusikareegel on, kui sa lähed poodi ja valid mingit toiduainet, siis seal, kui sa vaatad, millest see koosneb, siis üle 5 koostisosa võiks seal mitte olla. Palju õnne sellise toiduaine leidmise pakendi on ju, kus on vähem kui 5 koostisosa kirjas sees. Ja mul meeldib ka see mõte, et söö toitu, millel ei ole koostisosasid. Täpselt, mis ise ongi. Kartul, peet. Jah, see ongi otse loodusest täpselt. Aga see, et 5, me läheme kuskil seal biomarketisse, võtan selle batooni, et võib-olla seal ongi tattelind ja pähkel on ju, ongi 5 asja. Ei ole, no okei. Aga siis jälgime ka, mis ta veresuhkruga teeb, et jälgiks seda sinna juurde. Ja üldiselt tühja kõhu peale süsivesikuid mitte, et no jälle see vanarahva tarkus, et sööme, et see oli ilmaselt, et sööme ennem selle korraliku toidu ära ja siis alles lähme selle magustoidu kallale, mis tänapäeval magustoit on ka need kiired süsivesikuid, mida on palju, on ju. Et mis siis tekitavad ajutuu lõpuks. Mul endal on täiesti niimoodi, et nii kui ma ei saanudki aru, milles asi on ja siis saia, jahutooted, suhkur, kohe täiesti peapaks läheks lihtsalt magama ära. Ei taha midagi teha. Ja seda selgust ei ole, et see saab veresuhkru kõikumist alguse, eriti naised ka, kui hormoonid tulevad mängu ja kõik hakkab seal mõjutama. Me oleme siuke kompott kõik. Ja ma olen kogenud seda ajuudu nii-öelda ka mingist saiatoodetest. No võt. Ja siis ongi tegelikult väga lihtne saab asi olla. Mina sööngi niimoodi, et ma söön kvaliteetset puhast liha. Üldiselt ma söön veise ja lambaliha. Sellepärast, et oomegate pärast, et mida rohkem see loom on saanud olla vabas looduses, päikse käes ja muru, ütleme siis süüa, tema lihas on oomega 3 rohkem, lammas ja veis. Kanad, kes on kasvatatud, siis kõik, kes on teravilja või maisi sööda peal, üldiselt nende liha on oomega 6 täis, mis on põletiku tekitajaks, mida meil on küll vaja, aga enamus inimestel see tasakaal on paigast ära. Ehk siis ma sööngi veiseliha, lambaliha, mõnda kala vahest on ju, aga kalal on raskemetall ja palju. Ja siis köögivilju ja pähkleid ja ehk loodusest tulenevaid asju. Ja puhas vesi, et jook ja siuke rusikareegel juba, kui tahta elu väga palju muuta, juba see muudab, et otsus, ma ei joo oma kaloreid. Jook on ainult puhas vesi. Ma ei loe smuutisid sinna sekka, sest smuuti on siuke paksem, ma loeks ta justkui pudru alla, kui see korraliku teed on, mis on nagu toitev. Aga janu kustutamiseks ainult vesi, mitte suhkrulised, mitte. Kas mingi teema jäi nüüd meil täitsa käsitlemata, mis on seotud aju ja mälu ja fookusega? Ütleme, ma ei taha depressiooni väga puudutada, aga ütleme, kui rääkida emotsionaalsusest ja kurbusest ja sellest, siis need on seotud limbilise süsteemiga, ehk et kui inimesed on, ja miks siis 60. eluaastast, ütleme, see hall aine või see reserv hakkab langema, me oleme sotsiaalsed olendid ja kui me jääme üksi ja me ei suhtle, sest et suhtlus ja naer teistega on ka ajutreening. Ja siis, kui need inimesed, vanemad inimesed meie ühiskonna siis süsteemis üldjuhul jäävad üksi, siis see aju hakkabki kärbuma see aju, et nad ei sotsialiseeru enam. Ja siis see limbiline süsteem läheb näiteks üleaktiivseks, aga see ei pruugi ainult vanemal inimesel juhtuda, vaid kellel on siis depressioon. Depressiooni üks mõõdik on kindlasti, et see limbiline süsteem on tasakaalust väljas, ehk see emotsionaalne ajuosa on tasakaalust väljas. Oota, mis see on limbiline süsteem? Limbiline süsteem on üks ajuosa, kus siis ongi meie emotsioonid, emotsionaalne ajuosa, mis on seotud. Kõige kiirem tee sinna ajuosasse on lõhnad aju kaudu. Miks tihti lõhnad siis vallandavad mingid emotsionaalsed mälestusi ka. Ehk et kui on, ütleme, kui te näete kedagi või ise tunnete, siis on nüüd siuke paradoksaalne, et tihti inimesed, kelle see limbiline süsteem on üleaktiivne, nutuhood võivad esineda, kurbus. Ja neil on instinktiivselt selline refleks, et nad tahavad tõrjuda kõike üksi olla. Et see on siuke esimene märk, et kui te kedagi näete, kes hakkab ennast isoleerima sotsiaalselt, siis just ei tohiks lasta sellel juhtuda, sest et see teeb asja hullemaks.
et ka depressioonis inimest, kui ta on juba ütleme see diagnoos või mis on pandud, et siis mitte olla üksi, kuigi see on see instinkt, mida inimene tahaks teha, aga see teeb karuteene talle tegelikult. Et see, et me suhtleme, meil on peegelneuronid ja meil on kameelonefekt, et me võtamegi kõnemaneere üle ja ma hakkan R-tähte põristama, kui ma kellega seltskonnas olen. Aga see rahustab ja tasakaalustab, meie närvisüsteemid suhtlevad omavahel. Et depressiooni siis leevendada vähemalt. Ja siis jällegi toidulisandid ja nutuhood ja kõik see on seotud sellega. Et limbine süsteem on üleaktiivne ja sotsiaalsus ja siis lähedus ja hellus on selle võtmeks, lemmikloomad näiteks. See puudutamata. Aga võime depressioonist ka rääkida, kui sa tahad? See on minu enda arvamus ja järeldus ja see on niisugune väga õrn teema, kui sa ütled, et see on okei, minul on oma arusaam, kuidas võin sulle rääkida lihtsalt. Kõik, mis ma olen õppinud, kõik see valgus on ju see, et me mõtleme. Ja mõtted siis uitnärviga on ju see biokeemia ongi vastastikuses seoses. Ja mul on üldiselt selline arusaam, see on minu subjektiivne arvamus. Ma võingi lihtsalt seda nii öelda, et see on minu subjektiivne arvamus, mis on depressioon. Me sünnime siia maailma, me elame, mis iganes meiega toimub. Ja üks hetk me oleme õnnetud ja kurvad. Ja me ei oska midagi ette võtta ja mida kauem me oleme selles õnnetuskurvas olekus, siis meie mõtted, kui me neid kordame, neist saavad uskumused. Ja siis me usumegi, et maailm on mingit moodi, inimesed ongi sellised ja me ei sea isegi enam seda kahtluse alla. Ja siis, kui mida kauem see kestab, siis tegelikult me läheme masendusse või see depressioon tekibki sellest, et me ei ela seda elu tegelikult, mida me tahaks elada, mis meie sees, me usume, kõigil on see nii-öelda see arhitekti joonis sees, mille järgi me tahaks elada, aga me ei julge või me oleme lootuse kaotanud ja mida kauem me selles siis istume, siis on loomulik see, et me oleme depressioonis lõpuks. See on minu arusaam ja uskumus sellest, mis ma olen siis näinud ja minu arvamus. Ei pea kõik nõustuma sellega, aga jah, ehk et julgeda unistada jälle ja et seda lootust oleks ja väikseid samme teha. Elada seda elu, milleks sa sündis, mis sa tahad teha, tegelikult elada, aga jah, siis see on niisugune üks ja võti, mida proovida vähemalt, kaotada pole midagi. Aga Eveli, sinust ka natukene. Millest sa unistad praegu? Oi. Ma unistan sellest, et ma oma eesmärgid täidan. Ehk et ma saan luua siia maailma seda, mida ma tahan luua, mis ma olen suutnud vähemalt välja mõelda, mis ma tahan luua ja niimoodi, et ma teen seda elu nautides ja rõõmu tundes. Mul ka vaeva näha ja tööd teha ikkagi ka, et on keeruline, raske ka, sest et need kontrastid ongi see, miks ma näen vaeva ja teengi tööd, siis selle võrra ma tunnen seda kergust ja rõõmu pärast, et selle kontrasti tänu selle. Ehk need unistused realiseerida. Ja kui rääkida, mis need on, siis ma lendangi laupäeval ära USA-sse nüüd, et Les Browniga samal laval rääkida. Valiti mind ja ma saan seal siis temaga koos rääkida. Millest sa räägid seal? Seal on teemaks ongi neuropsühholoogia muutused, sarnane kõik see ajuteema, mis siin on ju. Ja inimesed siis seal ehk, et üks minu unistus oli siis inimeste ees rääkida väiksest peale. Mitte ei olnud, aga see oli kõik, mida kõik ütlesid mulle, et hakka tegema, on ju, siis ma ma ei tea, kui kõik ütlevad, äkki siis teen. Ja siis ma nüüd selle saan realiseerida, vaatab, kus sealt edasi. Aga ühtlasi ma olen ühe inimesega välja töötamas, kuidas ma ütlen siis, eesti keeles. Tal on doktorikraad juhtimises maailmatasemel. Ta on väga kogenud ja me töötame välja ühes uut juhtimismudelit, mis ühtlasi rakendaks ja vallandaks inimese maksimumpotentsiaali. Ja kuidas ja mis tasemel see inimene siis saab elu hakata elama ja mängima, kui see temas vallandub ja kuidas ta juhib siis nii mitte ainult ennast, vaid ka seda, kes temaga koos töötavad ja mis ta siia maailma saab luua siis. See on niisugune asi, mida ma praegu välja töötan ja põnev. Aga kuidas ma saan teada, kuidas teada saada, milline on minu aju potentsiaal, maksimaalne potentsiaal? Ütleme aju potentsiaal on üks väljend, aga ütleme, et miks sa siia sündisid, on ju. Et ma usun, mul nii meeldib see väljend lihtsalt, et meil on unistused ja mis siis, kui on hoopis niipidi, et sul ei ole unistus, vaid sulle on antud see unistus, et sa selle täidaksid ja kui sa seda ei tee, siis terve maailm jääb ilma. Ja ma usun, et kõigil on siin see sees, kes tunneb, et ta on kutsutud hobustega tegelema näiteks,
lastega, loomadega, kes tahab laulda. Meil kõigil on see sees ja vot see on see potentsiaal. Ja kui sa siis teed seda, no siis aktiveerid, on ju. Ja mis sealt siis võib tulla, kui sa lähened ka siis täpselt nagu sa ilusti ütlesid, ilma loota kõigele, lihtsalt avatult, on ju. Ja siis võtmekomponendid, millega me töötame praegu, mis on siis selleks justkui olulised, et seda ligipääs saada, on närvisüsteem, süda, aju, ka mõtlev mõistus ja midagi kõrgemat siis, kui ka veel on mängus, et me töötame seda, kuidas joondada, teeme uurimustööd selle peal praegu ja et kogu see tervik kokku tuua. Jääme põnevusega ootama. No, aga. Aga Eveli, üks asi veel lõpetuseks. Kuidas, kui sa oled eestlastega kokku toimetanud ja töötanud, siis kuidas eestlaste aju tervis, kuidas on lood? Ma saan võrdluse tuua, ei tohi küll inimesi võrrelda, ma ei võrdle inimesi, ma võrdlen rahvaid siis näiteks ja mul on hea pilt ees ameeriklastest ja eestlastest, sest ma endaga teen koostööd. Eestlastel on hästi palju häid harjumusi. Esiteks meil on toit on siin ikkagi maailmaga võrreldes on päris heal tasemel puhas. Vesi on puhas. Ehk et see, ütleme, füsioloogiline pinnas on päris hea toidu ja vee näol. Lisaks eestlased on üsna sportlikud. Nad ikkagi liiguvad ja teevad asju. Ja ütleme, see ameeriklastel on võib-olla see pool nagu puudu, aga siis mis peegeldusena juurde tuua, on see, et ma saan aru, et Ameerikas on see keep smiling, aga naeruteraapia töötab. See lihtsalt töötab, sest aju ei saa aru, mis on päris mitte, kui ma ikkagi seda liigutust teen, need lihased annavad soolestikule märguanded, tooda õnnehormoone. Ja nad on sotsiaalsemad, nad naeratavad, see juba teeb neid rõõmsamaks, nad on avatumad. Nad on läbi selle, et nende ajud on tervemad. Ehk see on üks asi, mida siis eestlastele rohkem võib-olla üle kanda, et seda avatust ja naeratust ja suhtlust. Et mine metsa ja naerata ja leia keegi, kellega koos metsa minna. Aga aitäh sulle, Eveli. Aitäh, Kadri. Aeg läks kiiresti ja väga palju põnevaid soovitusi, mõtteid. Ja nüüd üks asi tuleb mu meelde, et me rääkinud ütleme, kui mõtlesime cayenne, kaneel, oregano, kõik siuksed asjad on ju. Ja maitseained. Et need on looduse apteek. Ajule ka kasulik. Ehk et ja kui rääkida siukestest supertoitudest või maitseainetest, mis ajule on head, küüslauk, oregano, pune ja cayenne soodustavad aju verevarustust. Ehk et jällegi kasulik. Siis kurkum toidulisandina, just kui ta on kontsentreeritud kujul, hammaste peale tekib katt, on ju, aga ajus tekib samamoodi siuksed valgujääkidest tükid, mida kurkum suudab lahustada, sest kui need tükid seal on, siis ühendused omavahel ei toimi ja see ka tegelikult vanandab aju. Et kurkumit tarvitada. Kaneel, samamoodi ma ütlesin, on verevarustusele hea. Ja mustikad, metsmustikad. Sest et metsmustikad, kui me rääkisime, et Alzheimer on 3. astme diabeet juba ja see veresuhkru kõikumine, mustikad hoiavad veresuhkrut langetavad, hoiavad stabiilsena, aga ajule meeletu antioksüdant ja ajule hästi kasulik mustikad. Et see on see praegu, mis peast tuleb meelde. Seega siis mine sõbraga metsa, naerata ja söö mustikaid, täpselt korjake mustikaid ja sööge. Ja. Aitäh sulle, Eveli. Aitäh, Kadri. Ja aitäh sulle, kallis kuulaja. Minge metsa koos sõbraga, sööge mustikaid ja naeratage palju. Uute kohtumisteni.